Unejutt. Koera kiire päev. Hommikul, kui päike alles vaikselt akna taga piilus, tegi väike koer Pointu silmad lahti. Pointu magas oma pehmes pesas. Pesa oli soe, pesa oli pehme, pesa oli täpselt Pointule sobiv. Ta sirutas esikäpad pikaks, ta sirutas tagakäpad pikaks, ta tegi suure haigutuse. Haigutas Pointu vaikselt. Siis tõusis ta üles, sest täna tundus tulevat väga kiire päev. Kõigepealt nuusutas Pointu hommikuõhku. Koerad armastavad nuusutada. Nende nina oskab tunda palju rohkem lõhnu kui inimese nina. Pointu nina ütles kohe. Õues on muru, õues on kastet, õues on varblane. Ja kusagil on vist ka üks väga huvitav oks. Pointu liputas saba, lipalappa, lipalappa. Köögis ootas kauss. Pointu sõi oma hommikusööki. Krõmps, krõmps, krõmps. Koerad söövad koeratoitu, mõnikord ka liha ja teisi neile sobivaid sööke. Pointu sõi rutakalt, sest palju oli vaja teha. Pärast sööki läks Pointu õue. Õues oli eriti palju teha. Kõigepealt tuli joosta, siuh-sauh üle õue. Siis tuli nuusutada posti. Siis tuli nuusutada väravat. Siis tuli nuusutada lillepotti. Siis tuli uuesti nuusutada seda väga tähtsat kohta värava kõrval. Siin on keegi käinud, mõtles Pointu. Koerad saavad lõhna kaudu palju teada. Kes siin käis, millal ta siin käis, kas ta oli koer või mõni muu loom. Pointu jaoks oli see nagu hommikune ajaleht. Äkki lendas õuele kollane leht. Pointu vaatas, leht keerles, leht tantsis, leht leikus siia ja sinna. Ohoo, mõtles Pointu ja hopsti, Pointu sööstis lehele järele. Leht lendas eest ära, Pointu jooksis kiiremini. Leht keerles veel kõrgemale, Pointu hüppas. Leht maandus Pointu nina peale. Pointu jäi üllatusest päris paigale. Siis aevastas ta. Leht kukkus maha. Pointu oli väga tähtsa näoga, nagu oleks ta selle lehe meelega kinni püüdnud. Edasi tuli pallimäng. Tema inimene veeretas palli. Pointu tõstis kohe kõrvad kikki. Pall veeres mööda muru. Pointu kappas talle järele. Ta tõi palli tagasi, siis jooksis uuesti. Ja veel kord. Ja veel kord. Koertele meeldib liikuda ja mängida. Pointu keel rippus natuke suust välja. See juhtub koertel tihti siis, kui neil on palav ja nad higistavad. See aitab neil end jahutada. Siis oli aeg väikeseks puhkuseks. Pointu jõi vett. Koerad peavad vett jooma, eriti pärast jooksmist. Jahedat vett oli mõnus limpsida. Pointu heitis korraks murule, aga ainult korraks, sest kiire päev ei olnud veel sugugi läbi. Varsti kuulis ta aia tagant tuttavat häält. Miau! See oli naabrikass Miisu. Pointu tõusis kohe püsti ja liputas saba. Miisu istus aia peal nagu kohev pilv. Tere, ütles Pointu. Tere, ütles Miisu. Mina olen täna väga-väga kiire, teatas Pointu uhkelt. Ma näen, nurrus Miisu. Sa oled juba 3 korda ühest ja samast kohast mööda jooksnud. Pointu mõtles natuke. See võis tõesti õige olla. Aga siis tuli uus tähtis töö. Aeda oli ilmunud varblane. Väike varblane hüppas maas. Siuts-sauts. Nokkis midagi. Piilus siia, piilus sinna. Pointu vaatas varblast suure huviga. Ta ei teinud midagi, ta lihtsalt jälgis. Koerad näevad, kuulevad ja nuusutavad ümbrust hoolega. Pointu õppis iga päev midagi uut. Ka täna. Päike tõusis kõrgemale.
Kiirest hommikust sai toimekas lõuna. Pointu läks tuppa, toas oli rahulik ja jahe. Põrandal oli päikeselaik täpselt õige suurusega. Pointu keeras end sinna kerra. Koerad armastavad mõnikord puhata seal, kus on mõnus soe. Ta pani nina käppade peale, silmad vajusid korraks kinni. Ainult korraks, sest köögis kõlas üks heli. Krõks. Pointu silmad läksid lahti. Kas see oli porgand? Kas see oli küpsis? Kas see oli midagi väga maitsvat? Pointu tatsas vaatama. Tippa-tappa. Selgus, et tema inimene lõikas õuna. Pointu istus viisakalt. Kohe väga viisakalt. Koerad võivad õppida ootama, istuma ja sitsima. Pointu oskas neid asju väga hästi. Ta sai väikesele koerale sobiva ampsu. Maitsev amps kadus kähku. Pärast lõunat tuli uus seiklus, jalutuskäik. Pointu sai rihma kaela, see tähendas ainult üht. Maailm ootab. Õues oli nii palju lõhnu, et Pointu nina töötas peaaegu nagu väike mootor. Ta nuusutas puutüve, ta nuusutas põõsast, ta nuusutas teerada, ta nuusutas tuult. Tuul tõi kaasa palju lugusid. Üks lugu rääkis siilist, kes oli öösel siin kõndinud. Teine lugu rääkis oravast, kes oli hommikul puu otsa roninud. Kolmas lugu rääkis teisest koerast, kes oli samuti jalutamas käinud. Pointu sammud olid nüüd natuke aeglasemad. Mitte päris aeglased, aga enam mitte nii kiired kui hommikul. Päev oli olnud töine. Joosta oli tulnud palju. Nuusutada oli tulnud palju. Vaadata oli tulnud palju. Mõelda oli tulnud ka natuke. Kui Pointu koju jõudis, sõi ta õhtusööki. Krõmps, krõmps, krõmps. Seejärel tegi ta veel ühe väikese tiiru õues. Taevas läks tasapisi pilvisemaks, päike vajus madalamale ja õhk muutus jahedamaks. Varblased sättisid end puu otsa. Kass Miisu kadus oma õhtustele kassiasjadele. Lehid enam ei tantsinud nii kiiresti. Pointu seisis hetkeks päris paigal. Ta nuusutas õhku, seal oli natuke muru, natuke mulda, natuke jahedat tuult ja natuke kodulõhna. Pointu tundis, et tema kiire päev hakkab otsa saama. Ta läks tuppa tagasi. Tema inimene silitas teda õrnalt üle selja. Tubli koer, sosistas inimene. Pointu ohkas pehmelt. Koerad magavad meelsasti turvalises kohas. Mõni magab pesas, mõni magab voodis, mõni oma inimese lähedal. Pointu puges oma pehmesse pessa. Ta keeras end ringi, üks ring, veel üks ring ja siis üks päris viimane ring. Nii oli täpselt hea. Ta pani nina saba ligi, kõrvad vajusid, pead ligi ja silmad vajusid kinni. Täna oli olnud kiire päev, väga kiire päev. Aga nüüd ei olnud enam vaja joosta. Ei olnud vaja palli püüda, ei olnud vaja lehti taga ajada, ei olnud vaja midagi muud kui ainult puhata. Väljas sosistas tuul, toas oli soe, pesa oli pehme, kogu maailm oli vaikne. Pointu hingas sisse ja välja, sisse ja välja. Ning varsti magas väike koer juba sügavalt. Head ööd, Pointu, head ööd.